ning meie tänase saate teemad on kasvuhoone saladused, miks taevas on sinine, prügikollide elu ning lisaks veel üks eriuudis. Ning kasvuhoonete saladused. Neid on nimelt väga palju ning täna me üritamegi välja uurida, kui palju neid täpselt on ja mida need endast peidavad. Kahjuks on see kasvuhoone väga kindlalt kinni, nii et me ei näe siit sisse ja me peame väga üritama. Nii, üritame siis nii. Olge siis koos minuga. Vaatame, mis siin sees on. Näitame kaamerale ka. Nii, vaatame, mis siin siis sees on. Midagi rohelist paistab olevat, ilmselt on see siis kasvuhoone, aga me ei saa muidugi kunagi liiga kindlad olla. Nii, seal kasvab midagi, aga sellest oleme samuti väga kindlad. Kas siit näeb läbi? Kahjuks siit ei näe läbi. Ja sellega meie tänane uudis lõpebki, et kui teil on mingit infot, mis võiks olla kasvuhoonete sees, mis on kasvuhoonete saladused, palun saatke meile meilile või helistage. Ning nüüd vastus teie küsimusele, miks on taevas sinine. Esiteks, sellepärast, et see maja seal on valge. Sellepärast ongi taevas sinine. Ning teiseks, see tuleb ühe väga keerulise tehte vastusena. Ja ma näitan teile osa sellest ette. Puuruudus korda oja kuumis jagada põõsas majas, korrutada selle koristuspostiga, miinus see kivi just siin, pluss need linnud seal taevas, kui te näete, miinus põõsas ruudus, pluss puu majas, miinus mul on külm. Ja siis tulebki vastusena, taevas on sinine. Nii et see ongi siis, see tehe, raske tehe. Ning nüüd meie saate eriuudis ning ühtlasi ikka väga kurb uudis. Nagu teate, on praegu maailmas majanduslangus ning isegi loomad on sellest aru saanud ning nagu näete siin surnud siili, isegi loomad teevad enesetappe ning see on väga kurb uudis loomasõpradele ning loomakaitsjatele. Ning nüüd näete meie hukkunud siili vennapoja meest. Ning selline ongi siis prügikolli elu, päevast päeva ainult hüpata. Teile võib tunduda see ju lahe elu, aga tegelikult nii see ei ole. Vaadake, mis juhtub teie vanade asjadega, mida te ei kasuta. No vaadake seda kelku. See oli minu kelk kunagi, minu lapsepõlve kelk, minu lapsepõlve mälestus. Ja nüüd on see mingi Kusti petsupott. Täiesti ebaaus on see ju. Ning nüüd oleme kutsunud siia eriüksuse, et luurata Kustisid ja vaadata, mis nad päriselt teevad. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert timing. There were funky Chinamen from funky Chinatown. They were chopping them up, they were chopping them down. It's an ancient Chinese art, and everybody knew their part. From a fainting to a slip, and a kicking from the hip. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. Yeah. But they fought with expert timing. Kuid seda moodus on... Taevas on sinine ja me teame seda sellepärast, et ma ei tea, et mul läks kõik praegu putsi. Ütle!